Järgmisena tuleb hakata siis puutingmärke sisestama ja siin on nüüd kaks varianti, et üks variant on see, et me kõigepealt valime väärtusklassi ja siis võtame ploki inserti ja otsime siis üles, kus kohas on meil puutingmärk. Dünaamiline puu. Ja siis antud juhul tuleb ette linnuke siia, kus on, mis on point specify on screen. Okei, ja kui ma nüüd selle tingmärgi panen kuhugi, siis omandab ta selle kihi omadused, mis parasjagu oli aktiivne. Kui ma kasutan toolpaletsi ja siit pealt võtan puu ja panen ta joonise peale, siis on tal see kihi omadus, mis kihi peal ma ta siia toolpaletsile lohistasin, ma pean seda nüüd hakkama muutma, muudan ära ja siis järgmise sisestamisel, nii kus ta siis nüüd on. Ta kursori juures ei näidanud. Nii, ja jälle pean muutma vastava väärtusklassi kihi peale tema. Nii, praegu see oli siis see korrapärane puu ja siis kui meil on nüüd see muudetava kujuga puu, siis sellel on ka küljes need muutmise vigurid, mida me siis suure vaevaga külge panime.